12 paiku. Natukene võib-olla varem äratasin ta üles. Noh, äratasin ta ise üles, sest ta muidu oleks edasi põõnanud. Ta magas mingi natukene tund 18 äkki. Ja siis nüüd rändab siin ringi ja mängib. Et alati, kui põhimõtteliselt teine see ärkveloleku aeg on tal ka tavaliselt kõige parem. Et siis ta on kõige nagu asjalikum, ise mängib kõige rohkem ja värki, et hommikul on ta kuidagi ei mängi ise niimoodi päris ja õhtul on juba päevast väsinud, et õhtu mingi pärast teist tund esimesed 2 tundi vist on ta selline okei veel, aga siis sealt edasi läheb juba allamäge. Et natukene ja sinust räägin ja natukene vinguvi on. Aga ma näitan teile ühte asja. Eile panin siis suhkruga selle rabarberi siia ja nüüd on siis juba natukene sellist siirupit siia tekkinud. Ma segan selle läbi. Ja siin all on veel kõik see suhkur. No ma arvan, et ma lasen sellel olla veel homse päevaga. Või noh, et tänase päevaga täielikult. Ja siis homme vaatan, et kas kurne on ära või mis ma teen. Loodetavasti on see siis ära lahustunud see suhkur siin. Või noh, tänase päevaga. 24 tunniga. Eks näis. Nüüd te olete aednikud või? Tundub niimoodi. Sai nüüd söök ära tehtud, ära söödud. Ma tegin ka ühe TikToki, nii et saate siis seda vaadata minu TikToki lehekülje pealt. Et siis suitsukala saati. Ja nüüd me oleme siin õues Leoga ja Riiaga. Siis ma üritasin natuke lugeda, sest Leo magas ainult 40 minutit, mis on nagu väga vähe tema kohta. Ja nüüd ma siis olen väljas. Täna on väga hea soe ilm. Üle pika aja jälle, nii et saab rahulikult mõnuleda. Mis sa teed, Leo? Mis teed siin? Okei, ma hakkan siis kooki tegema. Teen rabarberi kooki. Mul on mingi retsept seal telefonis, nii et ma tegelikult pean veel üle vaatama, kas mul on piisavalt hapukoort, seepärast, et ma panin, ma ei teadnud, et meil on natukene seda kulunud ja ma panin selle salati sisse ka, nii et jah. Nii, mul on siin üks natukene segadus, aga taigna see põhi sai valmis, siin ütleb peale, see on siin all ja siis ma panen selle siia sisse, sest ma ei leidnud midagi paremat. Kook sai valmis. Tere hommikust, on alganud järgmine päev. Oleme Leoga siin üles ärganud ja tarks 6 kuskil 40, 50 kuskil seal kandis. Nii et jälle hakkas vara, nii et eile tegi ta üllatavalt pika tudu võrreldes sellega, mida ta tavaliselt teeb. Ja ma ei tea, mis seal eile siis teistmoodi oli. Eile siis jõudsin oma selle koogikesega valmis. Ma ei tea, kas ma näitasin, aga ma näitan meile ära. Et selline siis ta sai. Väga hea mahlane sai. Mulle väga meeldib. Ja no okei, see võttis tegelikult suht kaua aega see koogi tegemine, et nagu seal oli päris palju erinevaid selliseid vahustamisi ja taigna tüüpe ja veel oli see rabarber oli vaja keeta, nii et see on nagu tegelikult võttis suht kaua aega, et kui on nagu vaja kiirelt mingit kooki, siis ma ei teeks seda, aga kui on aega, siis teeks, aga no eile Leo ei lasknud tegelikult mul üldse seda kooki teha, ta lihtsalt
Jonnis oli minu juures, jalgade juures ja ei tahtnud mitte midagi muud teha, aga no ma ei saanud, mul oli juba poolik ja nüüd ma ei saa lõpetada. No aga vahet ei ole, sai tehtud ja sai hea ja see on ju põhiline. Aga ma ei teagi, mis me täna teeme. Täna tuleb ka pigem chill kodus olemise päev. Et äkki saab midagi arvutis teha natukene oma seda päevikuvärki, et tegelikult üldiselt mul see nagu on seal Canvas valmis, et on vaja natukene mingid asjad üle vaadata ja siis ongi, et vaja alustada seda teekonda, et vaadata, noh, et printida kõigepealt kodustes tingimustes, vaadata, et kas on kõigepealt kõik proportsioonis, et üldse et kas on vaja midagi muuta või kuskilt midagi ümber tõsta ja siis on vaja, kui on mingeid väikseid muudatusi vaja teha need muudatused, siis printida välja korra seal kodustes tingimustes, siis mul on vaja ümbrise mingi disain teha ja kui teil on kogemusi selliste asjadega, võite mulle kirjutada kommentaariumisse või no kommenteerida alla, et kus oleks nagu hea koht selliste asjade printimiseks. Või et nagu näiteks nagu kaaned, et kus ma neid võiksin saada. Et kas seda tehakse kuskil siin Eestis või on see kuskil välismaal pigem. Et jah, tuleb hakata rohkem tegutsema, sest ega pool aastat on varsti juba läbi ja siis on ainult pool veel minna. Ja kui ma seda see aasta välja ei saa, siis ma peaksin kõik uuesti tegema, sellepärast iga aasta on ikkagi natukene erinev. Ja tahaks natukene mingeidki need tahaks välja saada. Ja kui see aasta ei saa, noh siis tuleb järgmine aasta, kui see aasta ei saa. Aga loodetavasti saan ma ikka see aasta midagigi teile välja anda. Aga jah, see oli mu selline hommikune ärrant. Vaatame, mis me sööme. Leo, mis sa teed? Leo. Kuku. Mis teed? Chillad niisama siin, jah? Tahad tegelikult diivani peale saada vist, jah? Aga emme ei võta, jah? Joo. Emme tuleb kohe siit diivani pealt ära, ju. Suhu see lusikas. Pane suhu lusikas. Võid sa öelda. Se houli siis tellisi Leolle stoffi jagast. Et ühed riided. Et sellised no sellised kostüümid siis talle 2 tükki. Riiho, kuule, mõtle sellised. Meil on olnud Next firma omad.
ja suurus oli minu teada 74 kuni midagi 90 midagi. Et põhimõtteliselt tal veel on nagu need suured, aga varsti ma arvan, et suvel on need parajad ja suveks ongi need nagu kõige ideaalsemad. Ja need sobivad nii tüdrukule kui poisile, et jah, nii et need. Ja siis teine asi on tegelikult kingitus. Tellisin siis sellise et selline käib sinna Baby Björni selles külge, et laste selline, et ma arvan, et see on hea kingitus väiksele beebile. Vot, nüüd on selline. Tahtsin siis lihtsalt ära lõpetada, et ma olen siin eile tegelikult üldse ei vloginud ja täna on juba 4. päev ehk täna on reede 30. mai ehk siis jah, aga tahtsin lihtsalt otsad kokku tõmmata ja öelda teile aitäh, et te vaatasite ja kohtume järgmises videos. Tšau!